Tere, mina olen Sannu, Saare Village Boys bändist. Täna on siin minuga koos Sander Paremerakonnast. Ja järgmisena peale minu intervjuud Sanderiga tuleb intervjuu, mida esitab Järv, Sander Järv-Põrg, teisele Paremerakonna liikmele, ehk siis Kevinile. Ma pean oma karakteri muutma. Nii. Tere, Sander! Tere! Olete tähtis liige Paremerakonna erakonnast. Jah. Esimeseks küsimuseks on, et mis on Paremerakonna eesmärk? Paremerakonna eesmärk on elu muuta paremaks, paremale poole paremaks. Sest praegune elu on, ma ei tea, on keskel ja vasakul. Me ei taha seda, me tahame kõik viia paremale. Kas minu vanaema ratastool läheb odavamaks? Sinu vanaema ratas? Ratastool. Ratastool, okei. Meie plaan on muuta inimeste elu nii heaks kui võimalik, viies hinnad paremale poole. Nii et ma ei saa otsest vastust anda, aga ma ütlen, et ratastooli hind läheb paremuse poole. Kuidas te seda tulevikus sooritada proovite? Me plaanime nõnda sooritada, et kõik teised erakonnad, kelleks on Isamaa, Reform, me viime kõik nad vasakule minema, me tuleme paremale ja siis meil on täielik kontroll hinna paremale viimise üle. Rääkides teistest erakondadest, Fart Helme EKRE-st on enda Twitteri pajasse pannud, et parem on parem, aga ultra parem on veel parem. Kas see tähendab midagi Paremerakonnast ja kas Fart Helme on tulemas äkki Paremerakonda? Meil on olnud läbirääkimised, selle tulemusi me veel avaldada ei saa, küll aga tal on täiesti õigus oma Twitteri paiaga, et ülim parem on ultra. Ultra parem võib-olla oli, et ultra parem on veel parem, et see tähendab, et tõesti ultra parem on veel parem ja et küll me saame läbirääkimiste tulemused varsti teada anda. Olen kuulnud, et asjalikud rääkijad podcastis Andres Täete on rääkinud teie erakonnast väga palju häid asju, näiteks sõnavabaduse üle ja nii paljudele asjadele. Nagu rääkisime Fart Helmest, kas teil on tulevikus plaan koostööd teha Andres Täetega ja kas te olete üldse rääkinud temaga? Meil on olnud läbirääkimised Andres Täetega. Me oleme rääkinud paremast poolest ning meil on varsti tulemas mingisugune koostöö temaga. Selle asjaolusid ma veel ei saa selgitada, aga see tuleb päris hea, et võiks öelda, et see tuleb lausa parem. Väga hea. Viimaseks küsimuseks, see on rohkem isiklik. Kas teil oleks kunagi soovi tulla meie podcasti, asjalikud rääkijad ja meiega debatti pidama? Äkki tulevad vennad Täeted ka, saate juttu rääkida ja äkki tuleb Fart Helme või keegi? See oleks päris hea idee. Ma arvan, et pärast intervjuu teeme läbirääkimised, kuulame üle, me mõlemad pooled ja siis saame kokkuleppele. Aitäh! Aitäh! Nii, see oli päris hea intervjuu, mis meil Sannu tegi siis koos Sandriga Paremerakonnast. Ja nüüd on aeg mul küsida küsimusi Keviniga Paremerakonnast. Tere, Kevin Paremerakonnast! Tere, Järv! Et ma olen kuulnud päris häid asju teie erakonna kohta ja pluss sooviksin siis küsida paar küsimust ka, mida inimesed kindlasti tahaksid teada. Et esimeseks küsimuseks siis on, et nagu te teate, Eestis on väga suur praegu elektri- ja toiduhinna kriis. Et mis oleks teie plaan, kuidas seda parandada? Meie plaan oleks hinnad viia paremuse poole, eks need madaldada. Ja hindade madaldamisega kõrgendame inimeste elukvaliteeti. Ja me proovime seda teostada, tehes koostööd teiste erakondadega, kõige rohkem EKRE ja Fart Helmega, kel on palju soovi viia Eesti tulevik paremaks ja veel ka ultra paremaks. Väga hea. Teiseks küsimuseks siis, et
hiljuti oli Kaja Kallase ja EKRE vahel sihuke väike nagu arusaamatus, et kas maksud tõusevad või mitte, aga mida soovid teha Paremerakond, et mis maksudest saab, et kas maksud, kui te oleksite võimul, kas maksud pigem tõuseksid või langeksid? Kui me oleks võimul, siis maksud muidugi liuksid paremuse poole. Nagu ka EKRE rääkis, eks Mart Helme hinnad muutuksid isegi ultraparemuse poole. Hinnad läheksid madalamaks, mitte kõrgemaks, nagu Kaja Kallase valitsuse osas. Ja rääkides sellest, et kui me võimule saaksime, siis me varsti saamegi võimule. Väga hea. Mida tähendab nimi Paremerakond? Vot see tähendab paremust kõikidele asjadele. Vanaema ratastooli hindadele, ka minu vanaema omab ratastooli. Praegu Kaja Kallase valitsuse osas on see hind vägagi kallis ja me proovime seda madaldada ja meie hinda paremuse poole, ultraparemuse poole. Mis see küsimus oli? Et miks peaks valima Paremerakonda? Või mida tähendab Paremerakond? Jah, et siis Paremerakond proovib viia kõik asjad paremuse poole. Aga miks peaksid inimesed valima Paremerakonda? Parem küsimus oleks, et miks nad ei peaks valima Paremerakonda? Miks nad ei peaks valima Paremerakonda? Teistes erakondades lähevad kõik asjad halvemuse poole, vasakule poole, mitte paremale poole, ultra halvaks, ultra vasakule, ultra, ma ei tahaks selliseid, halbu sõnu kasutada, aga aga Paremerakonnas lähevad kõik asjad, näiteks maksud, hinnad, kõik asjad paremuse poole, inimese elukvaliteet kõrgeneb, paremaks läheb ja isegi ultra paremaks. Nüüd siuke natuke isiklikum küsimus, et kes on teie lemmik Saarevilits poisi liige? Nagu te näete, prillid ees, Sannu prillid, väga suur Sannu fänn. Mulle meeldib eriti, kui ta laulab sõnu mööda, käisin ka esimesel laivil seal salaja, seal üleval passisin, seal tiivas. Ma ei tahtnud, et mind seal nähakse, kui Saarevilits poiss, kuna nad on küll kuulsamad kui mina, aga äkki oleks ikka seganud laivi elamust, kui nad oleks küsinud minu käest autogrammi. Kas te tiivas seal üleval olite paremal pool? Muidugi, ultra paremal pool. Aga aitäh siis, et te tegite intervjuu meiega ja oli tore tutvuda, Kevin. Muidugi, aitäh teile. Ja päris pikk lips on teil. On, väga ilus. On. Maksis paremat hinda kui kõik teised lipsud. Väga tore. Aitäh. Palun.